Põllumajanduse Toiduamet tuvastas eile järjekordse koertevabriku. Kokku päästeti 35 taksikoera, kes elasid äärmiselt kehvades tingimustes. Karol Laurimaa, kes on loomade heaoluga tegelenud juba aastaid, nii vabatahtliku rollis kui ka Põllumajanduse Toiduameti ametnikuna, ütleb, et pilt, mis eile Raplamaal avanes, on tema töös üks seni šokeerivamaid. Loomi peeti 2 hoones, millest üks oli vana laut ja teine moodulmaja, kus loomad elasid circa 20 ruutmeetrisel pinnal. Mõlemas ruumis oli põrandapind paksult kaetud väljaheidetega. Ma arvan, et kuskil 15-20 sentimeetrit oli kindlasti väljaheiteid kuhjunud ja inimesena sinna sisse astudes, kui neid loomi ka seal püüda, siis tegelikult unustad ära, et selline asi nagu värske õhk üldse eksisteerib. Et seal oli väljaheite ja uriinisegune hais ja tegelikult ka oli väga-väga tugeva ammoniaagi kontsentratsioon, ehk siis sisuliselt oli seal võimatu hingata. Loomad olid silmnähtavalt kõhnunud ja hoolitsemata. Üks koertest oli kinni välivoodi raami all ning tema pidid Kehtna päästekomando mehed sealt sõna otseses mõttes välja lõikama. Loomade omanik ei olnud enam isegi teadlik, kui palju koeri tema hoole all on. Ta küll esialgu väitis, et emasid, isasid on eraldi, aga kui me hakkasime seal nende loomadega tegelema, siis me saime aru, et see nii ei ole. Need loomad on seal omavahel kontrollimatult paljunenud. Vähemalt 4 koera on tiined, ehk siis on oodata, et sellest 35 saab ka rohkem. Loomad viidi 2 varjupaika, kus neile teostatakse veterinaarsed ülevaatused ja vajadusel ka ravi. Kui loomad on üles turgutatud, hakkavad nad otsima uusi kodusid. Eesti Kenneliliidu juhatuse liikme Pia Jairuse sõnul on kahjuks koertevabrikud endiselt liiga suur probleem. Mida rohkem inimestel on majanduslikult raske, mida vähem neil on justkui raha kvaliteetkauba ostmiseks, siis seda rohkem nad leiavad ja tahavad osta odavamat kaupa. Ja nii kaua kuni on turul nõudlust, nii kaua kahjuks ka pakutakse seda. Täna me aina rohkem leiame neid, me ju sisult ka otsime. Alates sellest aastast on Kenneliliit koostöös PTA-ga asunud kasvatajate seas teostama ka kontrolle võimalike ohtude või koertevabrikute tuvastamiseks. Meil tegelikult ei ole alati õigust küsida, näha rohkemat kui siis antud kontrollitav pesakond. PTA võib siis kogu loomapidamist vaadata. See ei ole üksi eesmärk kuidagi inimesi karistada või hirmutada, vaid pigem on eesmärk just näidata, et tegelikult meil on täiesti adekvaatne hulk häid kasvatajaid, kes teevad kõike hästi, loomade heal on neil tagatud. See konkreetne Raplamaa koertevabrik avastati tänu mureliku kodaniku vihjele, kes ostis kinnistu, kus koeri peeti täitemenetluse kaudu. Tal oli kahtlus, et seal on paar koera, kellega on natukene halvasti. See tuli sellele ostjale siis ka šokeeriva uudisena, et tegelikult tema ostetud kinnistul ei ole mitte paar koera, vaid oli 35 koera, kes olid kehvades tingimustes. Ja ehk siis loomapidajal olid rahalised raskused, mis viis siis selle kinnistu võõrandamiseni ja tegelikult on seal ka sellised terviseprobleemid taga, mis selle olukorrani viisid. Kui kellelgi on vähegi kahtlus, et mõne loomaomaniku koerad või kassid on hädas, tuleks sellest Põllumajanduse Toiduametile teada anda aadressil vihje@pta.agri.ee. Pia Jairus toonitab, et enne kui võtta omale koju loom, tuleb teha korralikult kodutööd, et mitte endalegi teadmata toetada koertevabrikute jätkamist. Mitte ükski korralik kasvataja ei too teile kutsikat kuskile bensiinijaama, koju, ukse taha, kuskile parklas ei kohtu teiega. Et igal juhul nemad ootavad ka seda, et teie näitate oma valmisolekut koera võtma, et te tuletegi kohale, te olete valmis ka ise pingutama, ootama, ka seda raha maksma.